Tere tulemast! Dali podcast alustab taas. Mul on rõõm siin tervitada kas siis audio vahendusel või video teel podcast ärkavale inimesele. Podcast, kus ma siis räägin erinevate inimestega, vahepeal ka üksinda, erinevatest sellistest vahepeal vähem, vahepeal rohkem sügavatest teemadest, mis toetavad ärkamisprotsessi, aitavad seda maailma natuke rohkem mõtestada ja tuua võib-olla mingid vastuseid teatud küsimustele, mis on sinu endaga seotud või selle maailmaga seotud. Täna on minul külas Mariann Kiidron. Milline see sul oli nii päris keeruline see vaimne nimi, kuidas sa seda nüüd hääldad ja kui tihti sa seda kasutad? See vaimne nimi on Satya Yukti. Tegelikult väga keeruline ei olegi. Ja et ma kasutan teda tegelikult üha rohkem. Kui tantra sündmus on, siis ma olen alati Satya. Ja Satya tähendab tõde. Et see on mõnes mõttes selline ideaalne nimi selleks, et teha kas mõnda teraapiat või retriiti või tantra töötuba, sest tegelikult ju seesama tõde on põhiline seal ja Yukti tähendab ühendust, sellist nagu universumit koos hoidvast, sellist nagu ühtsuse kangast justkui või tal on nagu palju tähendusvarjundeid. Aga jaa, nii et see on selline tõeühendus. Ja ma kasutan teda üha rohkem, et eks paistab, kas ma jõuan üks hetk sinnani ka, et sama julgelt nagu sina niimoodi võtta ja pumm, täitsa nagu ära muuta oma nimi, sellepärast, et võt nüüd on nii, et aga... Eks see on jäsiga protsess. Aga sina oled, sul on hästi palju erinevaid tegevusi, mida sa teed ja mis on sinu sellised nagu tugevused. Sa oled luuletaja, sa oled hüpnoosi oskad teha, hüpnotisöör, hüpnoterapeut. Sa oled tantraga tegeled, sa teed naiste retriite, sa teed... Sa kirjutasid raamatu, sul on juba tegelikult 3 raamatut on kohe väljas, et sa oled päris aktiivne või teed mitmel rindel toimetad. Tõsi ta on, jaa. Et see on nii huvitav, et see sõna aktiivne on kuidagi sõna, mis on minuga jäänud. Et sa võib-olla oskad ilmselt ise ka suhestuda sellega, et enne kui sa alustasid neid tegevusi, mis on seotud nagu sellise sinu enesearenguga ja teadlikkusega ja kõige sellega on ju, millest ka see podcast üleüldiselt on, eks ju. Et siis sul oli ju ka mingi teine elu on ju, justkui. Ja minul samamoodi, aga see üks sõna, mis on mind kogu aeg iseloomustanud, on tõesti aktiivne, sest ma olen kogu aeg kuidagi teinud tõesti nagu mitmeid asju korraga. Ja ma arvan, et see on nagu mitu asja, millest see tuleb. Et ühelt poolt nii-öelda eelnevas elus võib-olla, mida ma olen intuitiivselt teinud, ma olen nii-öelda nagu hüpanud võimaluste peale. Et selline võimalus tundub väga hea, ma proovin, ma proovin. Ja ühelt poolt see on olnud nagu siuke seikluslikkus ja uudisimu ja ongi aktiivsus ja see eneseteostusvajadus ja hea ambitsioonikus. Ja teiselt poolt on seal taga olnud, mida ma olen nüüd oma teadvel elus niimoodi avastanud, selline never enough, eks ju. Ehk et see ebapiisavuse sündroom, mis on, ma arvan, meile nagu nii paljudele tuttav. Ja see on naljakas, et mida rohkem ma nagu kuidagi kokku puutun ja kuulen ka teiste naiste lugusid, siis just nagu võt need naised, eks ju, keda nähakse kästi, et ta on nii aktiivne naine ja nii äge naine ja siuke tugev naine ja särav naine ja siis väga palju on tegelikult seda sama ebapiisavuse sündroomi ja seda sügavat sisemist ebakindlust, mis on ka tegelikult see nagu käivitav jõud on ju. Ja kui ma praegu kasutan seda sõna aktiivne enda kohta, et ma arvan, et siin on nagu mingi shift toimunud. Et muidugi seda on kuigi palju ikka, aga nüüd ma olen teadlik sellest. Ja see on nagu hästi suur erinevus. Et ma suudan nagu tabada ennast sellelt kohalt, kui ma töötan üle või kui ma tegutsen üle või kui et mis kohast ma midagi teen. Et kas nagu rõõmuga ja selle, vau, kui äge, yes on ju. Ja samas suutes ka ennast pidurdada, et okei,
praegu mul on vaja veidi aega nagu sellele keskenduda, muidu noh, need asjad võivad ägedad olla küll, aga ma olen varsti katki, on ju. Et nii et jaa, aktiivsus on jäänud, aga see teadlikkus seal taga on nagu teine ja praegu on tõesti need asjad, mis mu elus on ja neid on palju, aga nad tulevad kõik nagu südamest ja hingest ja hästi nagu loomulikult on nad nagu mu ellu voolanud. Et ma ei ole neid nagu kuidagi eraldi forsseerinud või ma olen neid valinud, aga ma olen neid valinud nagu noh, nii et nad on mu teele tulnud ja kuidagi sellised südamekutsed on nad nagu kõik ja omavahel seotud ka, nii et sa oled hästi suur selline, vähemalt väljapoole tundub, et sa oled hästi suur selline nagu naiste fänn selles mõttes, et kogu see naiselikkuse ja selle nagu naise olemuse kuidagi ülistamine või selle nagu jumalanna poole välja tooja. Kas sa võid isegi enda kohta öelda, et sa oled feminist? Ma olen olnud feminist. Nagu selles mõttes, millega nõustuksid ka need naised, kes on näiteks Virginia Woolfi grupis. No seal on väga erinevaid naisi, ma ei saa üldistada, see on nagu hiiglaslik grupp, on ju. Aga kindlasti on neid naisi nii-öelda väga, väga selliseid haritud ja teadlikke feministe, kes ütleksid, et mina kindlasti ei ole feminist. Ja ma ise ka tänaseks, ma pigem ei kategoriseeriks ennast sinna, aga ma kannan mingis mõttes mingi tasandini neid samu väärtusi, aga teisel moel. Teisel moel lihtsalt, et võib-olla selline vastandumine ja selline kuidas siis nagu öelda, mis on nagu feministide puhul, nad on nagu hästi sellised ranged mu meelest oma nagu lähenemistes, et see ei ole teaduspõhine, see on teaduspõhine. No, või näiteks, kui me räägime tantrast, siis seal on nagu väga vastakad sellised nagu hoiakud ja suhtumised naiselikkusesse, et paljud feministid ütleks, et mina olen täiesti antifeministlik nagu oma nagu nägemusest naisest ja naise olemusest. Aga mida sa teed naiste retriite, mida sa seal õpetad? Mis on see sinu põhisõnum või õpetus naistele, mida sa, ma ei tea, kas siis endast läbi kanaldad või läbi enda kogemuse tuginedes naistele edasi tahad anda? No ma arvan, et see ongi see, et miks ma olen nii palju, kuidas on naiselikkus nagu jõudnud nagu minu ellu sellisel kujul, et ma teen päriselt nagu naiste koolitusi ja retriite ja tegelikult tantra töötubades me ka tegeleme ju hästi sügavalt naiselikkusega, ka mehelikkusega, eks. Aga läbi seksuaalsuse saab sellega veel nagu eriti sügavalt tegelda. Aga ma arvan, et mida ma õpetan, siis on eelkõige see, mida ma olen ise õppinud ja ise õpin jätkuvalt nagu edasi. Et see kõik on tulnud ju minu enda isiklikust vajadusest ja sellest isiklikust arengust ja see on nagu võib-olla julgus olla naine ja ka see tunne, et on turvaline olla naine. Mis see tähendab, avasta natukene, et mis sa täpsemalt selle all silmas pead, et julgus olla naine või julgus avada ennast naisena? Ja seal on nii palju tahke ja see ongi see, et minu lugu on üks, kellegi teise lugu võib olla hoopis teine. Et kui meil on need retriidid või koolitused, et siis jah, ma räägin naise arhetüüpidest, et midagi ma õpetan selles mõttes nagu teooria mõttes ka. Aga ma arvan, et mida me ennekõike teeme on see, et see on see ruum ja mida me võimaldame, on teineteisel ja iseendal minna nagu väga sügavale iseenda sisse ja leida neid kohti, kus on peidus minu vägi ühelt poolt, mida ma võib-olla ei tea, et see on, näiteks ma võib-olla midagi sinus väga imetlen. See on vau, nagu, et kuidas ta nagu niimoodi on ja kuidas ta niimoodi räägib ja oskab ja teeb, on ju. Ja tegelikult minus endas on mingisugune väga sarnane
või samasugune omadus ja tahk, mida ma ei näe. Et see on minu varjupool nagu selline positiivne vari nii-öelda, et vari pole ainult negatiivne. Aga teiselt poolt on see ruum alati, mida ma loon, püüan luua, nagu see turvaline ruum, kus saab välja tulla ka kõik see, mis nagu takistab. Takistab olemast tõeliselt vaba, olemast enesekindel, olemast tundmast ennast selle ilusa erilise naisena, kes me ju kõik oleme. Ta on häbi eelkõige, süütunne, see soov olla täiuslik, see sama mitte kunagi piisav või see, et ma pean armastuse välja teenima, et selleks, et olla kas vastu võetud või tahetud, selleks ma pean olema võt sellisel moel seksikas või sellisel moel piisav või sellisel moel, ma ei tea, mitte liiga tark näiteks, on ju. Et noh, igasuguseid müüte on, et ja nendel koolitustel ja töötubadel ma kogu aeg ise nagu küpsen ja kasvan samamoodi, et kas ma mingis tantsurännakus, noh, kui me saame rääkima keha või hüpnoosirännakus, kus alateadvus toob meile välja, mis see sisemine naine siin sees räägib, mis olekus tema on, aga mis see väike tütarlaps mu sees teeb, sest tegelikult me oleme täpselt nii küpsed ja nii vanad naistena emotsionaalselt, kui on see pisike haavatud tüdruk. Ja kui me saame nagu temaga kontakti, kas või natukene mingis vajalikus kohas, siis nagu vau, asjad juhtuvad. Ja noh, muidugi teiste naiste peegeldused on tohutult nagu oluline, et ma arvan, et põhiline ongi see usaldav, turvaline ruum, kus naised julgevadki ennast avada ja see, mis siis juhtuma hakkab, et noh, see on see, et siin tuleb kohale tulla, et noh, vaata, sa tead, ilmselt on neid sündmusi või neid kohti, kus ei saa nagu kirjeldada, et kui keegi küsib su käest pärast, et noh, et mis tegite seal siis? Noh, sa ei saa seda nagu anda sõnades edasi. No, nagu vau, noh, aga ma ei saa, on ju. Aga mis sa, ütleme, sa teed naistega palju tööd või puutud kokku naistega ja kogu selle naiseks olemise teemaga. Mis need põhiasjad on, millega naised kimpus on? Eneseväärtus on üks hästi suur teema kindlasti. Seesama ebapiisavus. Mis veel? Hästi sageli, eriti viimasel retriidil oli ka, et meil oli 12 naist ja hästi paljud nendest olid kimpus siis nagu väga kehvade suhetega, mida neil oli raske lõpetada. Või siis ka püüda muuta, aga noh, muutmiseks on vaja alati nagu kahte poolt ja seda sama julgust, eks ju, et võib-olla, et kui veel, et mida ma siis õpetan või mis teemadega kimpus ollakse, on ju, ja mis on minu enda suur teema olnud, et minu tunded ja vajadused on päriselt olulised. Ehk naised panevad ennast ikkagi tagaplaanile, ei väärtusta ennast, ei sea ennast prioriteediks, elavad justkui kellegi või millegi nimel hästi palju. No seda on päris palju ja samamoodi ka, et siin ongi hästi nagu sellised peened mängud, eks, et ühelt poolt me teame, et keegi ei ole ju täiuslik, on ju. Ja et me kasvamegi läbi erinevate suhete ja siin on tohutu tervenemisruum, eks. Et mingi valu saab üles tulla, mingi täitmata vajadus, on ju, et ma saan selles kohas nagu sellest ka teadlikuks, sest ma tegelikult ei tea neid asju, on ju. Ja siin ongi, ja siis on teine pool nagu see, et ongi väga düsfunktsionaalne suhe, mis on tegelikult ebaturvaline suhe ja kus sellel hetkel, kui tuleb üles mingi valuhaav, mingi rahuldamata vajadus, mingi tunne, mis vajab nagu väljendamist või hoitust, siis seda ei ole. Et see saab võib-olla vastupidi nagu retraumeeritud või uuesti haavatud, on ju. Ja siis siin on nagu hästi lihtne ja ma olen ise nagu sinna samamoodi ära kadunud, et sa oled ilmselgelt ju õnnetu nagu selles kohas. Nojah, et aga kellelgi pole täiuslik.
või noh, kuni sinnani välja, et neil ütlevad, aga ma ei saa väljendada, ma ei julge väljendada, sest see reaktsioon on selline, et ma pigem nagu siis hoian nii-öelda kodurahu, eks ju. Ja siis okei, et noh, et mille nimel siis on ju. Ja noh, et mis nagu päriselt see tõde on nagu seal ja mis su süda nagu päriselt ütleb. Seal all on sageli ka nagu see hirm ja seesama hirm, et noh, kuna keegi pole täiuslik, eks ju, kõigil on omad probleemid, et siis noh, äkki polegi asi nii hull, äkki ma kujutan ette. Ja siis seda oma häält nagu ei usaldata, et sa tegelikult tunned ära selle koha, et kus on nagu see võimalus koos kasvada ja kus sa saad selle ukse avada ja turvaliselt väljendada, et kuule, et noh, sest kui üks pool suhtes ei ole rahul, siis see on tegelikult mõlema nagu mure, eks ju. Sest noh, suhtes me oleme ju koos, et see on see turvaline. Ja suhtest ja oma suhtest ja sul on nagu nii selles mõttes nagu värvikas taust ja värvikad elukogemused on sul, et sellest sa oled pannud kokku sellise väga julge pealkirjaga ja väga julge kaanega raamatu. Kuidas sa siis ütled selle, ütledki idi nahhui või? Või kuidas sa ütled, kuidas sa tutvustad? Mis raamatu pealkiri siis on? No kuna sina nagu podcasti juhina või ruumi hoidjana ütlesid juba niimoodi idi nahhui kui konkreetselt on, siis ma võin ka niimoodi öelda. Aga kuidas sa nagu siis... Aga muidu ma olen nagu kuidagi idi või noh, midagi kuidagi püüdnud igaks juhuks viisakas olla, eks ju, et erinevad taluvuspiirid, aga on ju see sõltub ka, et noh, kui Dali podcast on väga julge ja ütleb nagu asjad välja, pole probleemi, siis võime öelda. Ehk siis suhtes sõltlasena suhtes. Sa kirjutad oma suhtesõltuvusest ja tõenäoliselt väga paljudest muudest asjadest ka. Mis see tähendab suhtesõltuvus? Milline oli sinu kogemus suhtesõltuvuses? See raamat on tegelikult kogemusest, mille käigus ma esimest korda nagu avastasin sellise fenomeni, nagu seda on suhtesõltuvus. Ja siin on nagu keeruline piiri tõmmata, et mis on nagu suhtesõltuvus ja mis on nagu siuke normaalne nagu kiindumine, et me kiindumegi ju lähisuhetes ja see on loomulik, et me mingites kohtades oleme nagu teineteisest ju sõltuvad, et on ka eluterve sõltuvus, on ju. Ja see on huvitav nagu paradoks, et suhtesõltlane, tema kiindumusmustrid on ebaterved, et see on nagu üks tunnus nagu kindlasti, et suhtesõltlane, kui hästi lühidalt nagu öelda, võib-olla ta tema eneseteadlikkus, eneseväärtus ja enesearmastus on nii kehvakesed või õrnakesed, et ta satubki nagu täiesti dysfunktsionaalsetesse suhetesse, kus tal on tegelikult väga ebaturvaline olla. Väga klassikaline näide ongi sõltlasega suhe, on ju. Et alkohoolikuga näiteks või narkomaaniga või neid näiteid on nagu mitmeid. Ja tavaliselt sellised suhted püsivad koos, kuna selle inimese kõrval on suhtesõltlane omakorda, kes siis kuigi tal on nagu väga raske ja ta on väga õnnetu, siis tal pole kontakti oma nagu tegelike tunnetega, oma tegelike vajadustega, ta ei oska neid väljendada. Või siis ta võib-olla väljendab neid niimoodi käed puusas nõudes aeg-ajalt, on ju, sest jälle paradoksaalselt suhtesõltlane tavaliselt ka kontrollib suhet, et see on nagu alateadlik vajadus on kontroll, sest ta kardab kontrolli kaotada. Ta kardab ilma jääda nagu iga hetk sellest suhtest, isegi kui see on väga halb, siis suurim hirm on ikkagi ilma jääda, sest seal on kas või natukene seda armastust. Ja kas või seda natukest armastust ta siis nagu hoiab. Ja tal ei ole nagu seda
seda võimet öelda, et siin on minu piirid ja see ei ole mulle okei. Et tema piirid on ebaterved. Ja et noh, et need on nagu sellised mõned nagu tunnused, mis suhtesõltlasel on. Ja võib-olla mis seda nagu avada aitab, et noh, kust tuleb tavaliselt suhtesõltlane, noh jälle klassikaline näide on alkohooliku perekonnast, kus ongi oldud harjutud sellega, et keset tuba on sul jõehobu nii-öelda, ehk siis purjus isa näiteks või ema. Ja noh, laps tegelikult ju ta tajub, et see ei ole normaalne. Et noh, midagi on ju valesti, seda inimest ei ole kohal, teda ei ole emotsionaalselt kohal, sageli teda ei ole füüsiliselt kohal, võib-olla keegi läheb veel vägivaldseks, on ju, võib-olla mingid rõvedad sõnad lendavad, on ju, et see on nagu jama, aga tõenäoliselt on tema ema, noh, või siis teine pool on ka suhtesõltlane sellel hetkel mingis mõttes ja tema sõnum on see, et me varjame seda. Et see ei ole nii hull. Ja me nagu ignoreerime kogu seda asja. Et me ignoreerime, me katsume hakkama saada ja et noh, et välja poole me jumala eest ei räägi nagu selliseid asju, eks ju, et vaatame, et meil koduste vahelt see nagu kaugemale ei jõua. Ja sageli jah, et ongi elanud sellises nagu düsfunktsionaalses on ju peres. See, mis ei ole normaalne, on saanud normaalsuseks, kas noh, mingisugune emotsionaalne vägivald, füüsiline vägivald on ju alkohol pildis. Ja nüüd ta kasvab naiseks ja see, et see kaaslane on kas emotsionaalselt eemal, füüsiliselt eemal, ta ei, noh, tema vajadustega nagu kuidagi ei arvesta. See on ta jaoks, ta on harjunudki kannatama. Et ta on harjunudki nagu silmi kinni panema nagu mõnes mõttes. Ja siis samas on seal kogu aeg see mingi lootus, et äkki ta muutub. Et äkki ta muutub. Potentsiaali igatsus on ja see potentsiaali nägemine ja teisalt nagu sellisel jälle hästi nagu sellisel väärastunud moel see annab kontrolli, et näiteks kui mu kaaslane on väga selline noh, ütleme, võtame selle sõltlase näite on ju, et üks amploa on palju laiem, aga ta on sõltlane, ta tegelikult vajab nagu ka mingis mõttes seda, et või noh, tema sõltuvus vajab, mitte tema ei vaja tegelikult. Seda, et ma aitaksin seda kuidagi nagu varjata või püüaksin väga tugevalt nagu omalt poolt nii-öelda kontrolli all hoida. Ja mida rohkem nagu ma seda emmet mängin või mida rohkem ma seda kuidagi avalikkuse eest nagu varjata püüan, ja siis ma võin nagu väga pahan olla küll öelda, noh, et see on viimane kord ja kõik ja nüüd ja aitab aga tegelikkuses see nagu kestab edasi ja ma kontrollin seda jah, selles mõttes, et tal on mind vaja. Tal on mind tegelikult nagu vaja, see annab mulle kontrolli ja sellega ma, noh, see on nii nagu peened alateadlikud mehhanismid, ma justkui hoian seda natukestki armastust, mis mul nagu on, sest midagi on, kõige kehvemas suhtes on ka midagi ilusat või midagi head on ju. Ja nüüd ma nagu hoian teda enda küljest, sest ta vajab mind nagu mingis mõttes. Et siin on nagu igasugused ja peened mängud, et noh, see raamat ei ole otseselt nüüd sõltlasega suhtest, et see mees, kellest siin juttu on. Aga samas nagu pealkiri ütleb, et suhtesõltlasena suhtes, ehk siis sa viitad, et justkui sina oled suhtesõltlane. Ja. Millised on olnud sinu sellised meeldejäävamad hetked, kas siis selles nii-öelda taipamisprotsessis, et vau, et tegemist võib olla suhtes sõltuvusega või et ma olen ise selle kõik endale loonud või et äkki see, kuidas mina käitun, olen või mõtlen selle suhte sõltlase kontekstis, et võib-olla see ei olegi kõige elutervem või võib-olla seal peaks midagi muutma. Et mis need sellised eredad hetked või suured rasked momendid või mingid põnevamad kohad võiksid olla? No terve see raamat on mõnes mõttes nagu seda täis, et see oli nagu huvitav, et ma ei nimetanud seda suhet suhteks. Selle raamatu kõige esimene pealkiri või nagu mõte oli, et suhe, mis ei olnud suhe. Ja see oli nagu hästi põnev mäng jällegi, et ma ise tegelikult olin juba väga, väga tugevalt sellisel enesearengu teel ja ma olin terapeut juba. Et kui mu juurde astus sisse nagu naine,
kes rääkis nagu taolistest suhtemustritest ja noh, mingist manipulatsioonist on ju, mis suhtes toimub, on ju, ma nagu nägin selle ära, ma suutsin seda peegeldada, ma suutsin seda näha ja ma siin raamatus kirjutan ka, et ja ma tegelikult nägin ka seda, et kui ma nii-öelda oleksin vaadanud iseennast kõrvalt, siis ma oleksin öelnud, et mida sa teed, nagu mida sa teed. Ja üks nipp, millega ma seda kuidagi enda jaoks siis niimoodi ära põhjendasin, oligi seda, aga see ei ole suhe. Me ei ole suhtes ja ma saan väga hästi aru, et selle inimesega ei saagi iialgi suhet luua, ma ei kavatsegi seda teha. Ja ma ei tahagi seda teha ja mul pole mitte mingit plaani seda teha. Sest et see on nagu nii ilmselge, on ju. Aga mida ma siis kuidagi... Noh, ja see kõlabki uskumatult, on ju, mõnes mõttes, et kuidas see võimalik on. Aga põhimõtteliselt jah, ma nagu rääkisingi endale selle loo kokku. Et ma ei ole suhtes ja kuna ma ei ole suhtes, siis mul ei ole nagu justkui põhjust ka, siis ma võin rohkem silma kinni pigistada nagu igasuguste tema käitumiste ees. Ja seda, et ma tegelikult nagu kerisin ennast nagu üha rohkem ja nagu julmemalt sellesse suhtesse nagu sisse ja ma olin ise nagu sellistel emotsionaalsetel Ameerika mägedel nagu kogu aeg niimoodi ikka nagu üles alla, et ma nägin seda ja ma ei suutnud sellest välja tulla. Aga kuidas sa siis suutsid või kas sa oled suutnud? Jaa. Kuidas sa siis suutsid, mida siis need, kes võib-olla on ka ühel või teisel viisil suhtesõltuvuses, mida nad saaksid kõrva taha panna või mis soovitusi endaga kaasa võtta, et mis sinu puhul töötas sellest välja saamiseks? No ma arvan, et lihtsalt nagu üks hetk oli enough was enough. Et ja ma pidin punkti panema. Mis on nagu esimene asi tegelikult, et kui ma ei saa nagu enda näite puhul seda otseselt niimoodi paralleeli tõmmata, aga tegelikult see on abi otsimine ikkagi. Et mine terapeudi juurde või räägi sõbrannaga või emaga või kes iganes, kui sul on selline inimene, kes nagu suudab mõista ja kelle puhul sa tead, et ta sõnum sulle nagu ei ole see, et kannata edasi, kellelgi on hullem. Et minu puhul ma otsisin abi ka, kuna ma olen ju teraapia ja sellises nagu tantra maailmas ju kogu aeg sees, siis mul oligi nagu mingis mõttes ümber selline keskkond kogu aeg, kus ma ikkagi nagu sain jagada. Ja kuigi sellel perioodil, mis siin toimub, ma väga tugevalt eraldusin sellest kõigest ja tõin ennast ikka hoopis kuhugi madalamasse keskkonda ja sagedusse nagu igas mõttes, et see raamat räägib ka nagu sellisest väga-väga ohtrast alkoholi tarbimisest minu enda poolt, mis oli umbes samasugune nagu kunagi teismeeas, kus mul oli siuke korralik nagu seks, traaksa ja rock'n'roll. Aga mis ma saan enda puhul öelda oli, et kuidas ma sellest lõpuks nagu välja tulin. Oli ikkagi see teadlikkus, et nüüd on kõik, et ma rohkem ei saa ja mõnes mõttes ma pidin ikkagi väga viimase piirini nagu minema või laskma nagu sellel minna. Ja samas, kui kaua sul kestis sõltuvussuhe? Kuule, see trall siin, see kestis üks aastakese täitsa kokku. Samas inimesed on tegelikult täitsa sõltuvussuhetes. Mida mina mõtlen, kui ma kuulen sõna sõltuvussuhe, siis kui ma tean paari, kes siis on justkui kategoriseerinud seerunud või kes on ise enda puhul kasutanud seda väljendit sõltuvussuhe, et ongi koos ei saa, eraldi ei saa, käiakse kokku, lahku, on ju. Selline emotsionaalne vägivald tegelikult mitte nagu väga
ongi üleseotus, ülesulandumine ja kõik see. Ja noh, need on ikkagi, et kui sina ütled, et sul on nagu, et sul pidi saama nagu küllalt, on ju, või et sul sai nagu mõõt sai täis ja siis sa hakkasid abi küsima ja hakkasid nagu edasi liikuma. Siis tegelikult see aasta on nagu väga, väga okei aeg, kui ma mõtlen nende peale, et mul, ma tean, et tuttavad olid mingi 12-13 aastat olid nagu sõltuvussuhtes. Ja absoluutselt. Et siis justkui tundub, et kas tõesti mõnel on siis see periood, millal saab nagu kõik. Et kas see on siis niivõrd pikk või siis, ma ei tea, või siis oli sul tegid sa mingisuguseid praktikaid või asju või lihtsalt, et mis nagu aitaks selle vastu, et see ei veniks nagu, ma ei tea, isegi 5 aasta pikkuseks, mis on ka liiga pikk, on ju. Absoluutselt. No vaata selle raamatu ajal oli see, et ma teadsin nagu nendest asjadest juba ja ma olin teadlik oma ebatervest kiindumusmustrist. Ma olin teadlik oma nagu nendest lapsepõlve traumadest ja draamadest, mida nad on minus tekitanud. Ja selles mõttes ongi, et isegi kui sa oled, on võimalik sinna sisse kerida ennast nagu piisavalt kõvasti. Aga kui sa ei ole, mida enamus inimesi ei ole, ei tegele sellega ja ei oskagi võib-olla seostada, et väga paljud inimesed ei tea näiteks seda, et suhtes, ka terves suhtes on ju, funktsionaalses suhtes 90% asju on minevikust, lapsepõlvest, igalt poolt on ju, ja 10% on nagu see, mis on siin ja praegu, et kui sulle tundub, et su partner sind nagu hullult nagu närvi ajab või ilgelt nõmedalt käitub, on ju, ja see tekitab sinus mingisuguseid väga nagu selliseid sügavaid pidevaid tundeid, igal paaril on üldiselt mingi krooniline teema nagu on ju, mis nagu tõmbab käima nagu alati need mingid kõige raskemad tunded on ju. See võid nagu üsna kindel olla, et asi ei ole tegelikult selles inimeses siin ja praegu, et vaid milleski hoopis muus, hoopis kaugemal ja samamoodi siis partneri puhul on ju, kellel tõenäoliselt käivitub midagi sinu suhtes on ju, sealt see konflikt tuleb. Aga et selles mõttes siin ma nagu justkui siin ma avastasin seda, sest see inimene, ma saan aru, et ma ei hakka nagu diagnoosi andma, ma ei ole psühhiaater on ju, aga ütleme siis nii, et nartsissistlikud jooned olid nagu tema juures väga tugevad. Ja üldiselt öeldakse nii, et kui sa kohtad nartsissisti või sa saad temaga juhtumisi kokku, siis palun jookse. Sest nartsissism on ikkagi isiksuse häire, selle inimese komme, ta on ka tegelikult sees väga katkine laps. Ja mõnes mõttes need asjad, mis seal all katki on, kas on suhtesõltlane või see on nartsissist või see on suhtesõltlane või see on nii-öelda see klassikaline sõltlane, eks ju. Või see on see vägivaldne tüüp ja see on see suhtesõltlane on ju, et üks on nagu justkui agressor ja teine on ohver ja üks on see, kes nagu manipuleerib ja paneb sind nagu räigelt ennast nagu ohverdama ja võtma nagu vastu seda, mis pole kaugeltki see, mida sa nagu väärt oled on ju tegelikult, et seal all nendel mõlemal inimesel, kuigi nad on justkui vastandlikud, on sageli nagu kas sarnane, aga samamoodi nagu katkine hing ja see katkine süda ja armastuse puudus. Et nartsissist lihtsalt siis näiteks saab seda sellel teel, et ta nagu tallab kõikidest teistest üle, et ta saab alati oma tahtmise, et ta nagu manipuleerib, on ju, et ta teeb sind valeks. Ja sa oled, et ma nagu kirjeldan ka siin seda natuke, sa oledki mingil hetkel, et issand, et aga ma ei tea, kuigi nagu oli üsna selge, et mingi käitumine näiteks oli nagu väga selline vastuvõetamatu ja sa nagu jõuadki sinna kohta, et ma ei tea, äkki ma mõtlengi ikka üle. Äkki tegelikult ikka ei olnud, asi on minus või siis vähemasti mina põhjustasin selle ja niimoodi need asjad nagu kerivad, et siin ma avastasin seda kõike. Et siin ma nagu sain nagu nendest asjadest nagu nii selgelt teadlikuks, aga tegelikult suhteid, mis minu elus olid olnud, nad olid kõik suhtesõltlaslikud suhted minu poolt, et ka mu abielu, mis kestis 8 aastat või kooselu 8 aastat, abielu 3 on ju. Et tegelikult ka see oli väga tugevalt suhtesõltlaslik ja seal oli mina see nagu nii-öelda agressiivsem pool. Et meil oligi nagu selline mehe ja naise roll läks kuidagi hästi nagu vahetusse, et ta läks nagu hästi sükesesse passiivsesse
ja mina olin vot seesama aktiivne äge naine, eks ju, kes tegutses 100 rindel ja tegi karjääri siin ja seal ja oli sihuke tohutult nagu särav igale poole, on ju. Ja ta väga nagu imetles ja nagu armastas ja tahtis nagu hoida mind, on ju. Ja siis ta nagu noh, kuidagi nagu justkui pingutas mõnes mõttes nagu. Ja samas ei pingutanud üldse, sest tegelikult need asjad, mida ma nagu väljendasin, on ju, et mis tegelikult minu jaoks nagu probleemiks olid, et need nagu läksid niimoodi sujuvalt kogu aeg, et küll tal see kapriis üle läheb, siis see on nagu jälle korras, eks ju. Et aga jaa, et ma olin siuke korralik fuuria nagu tegelikult selles suhtes ja aina hullemaks fuuriaks ma läksin, noh, mida hullemalt nagu kogu see selline suhtedünaamika ebatervemaks läks, sellest ma ka natukene kirjutan siin. Ja mõnes mõttes minu võib-olla kõige esimene nagu selline suhteotsus, kus ma võtsin vastutuse reaalselt iseenda eest, oli see otsus, kui ma otsustasin lahutada. Sest ja see oli samamoodi, et kuidas sa siit välja tulid, kuidas ma sealt välja tulin, ma oleks hulluks läinud. Et mõnes mõttes oligi, et linnukesed olid igal pool kirjas nagu, et nii abielu, ilus kodu, teatris käite, Facebookis on aeg-ajalt ilusad pildid, auto on armas punane, karjäär on, hobid on, nagu mis sul viga on? Mis sul viga on? ja aga suhtes need asjad ei toiminud ja aga jällegi võt selles suhtes see sai kesta niimoodi nii pikki aastaid, sest ma projitseerisin ja ma elasin selle kõik välja poole, ma tegelesin sellega, et teda muuta, hakka nüüd elama, ma olin ema, mentor, õpetaja, nagu kõike, mida saab olla, eks ju. Et sa ju saad, ma nii väga tahtsin seda meest imetleda, eks ju. Ja siis ma omast arust tegin talle tohutult head, eks ju, sellega lõpeta nüüd ikka see kool ära ja sa ka ikka kõrgharidus nüüd kätte ja sellised asjad kõik, on ju. Et ma ei tegelenud endaga. Ja vaata, see on ka nagu kaassõltuvuse üks selline või suhtesõltuvuse siuke nagu tore, siuke vimka, et kui sa oled sõltlasega suhtes, kuhu su energia läheb. Loomulikult sellele, et kuule ära joo, peidame pudeleid, mine kliinikusse, varjame, on ju, mis iganes on ju, sa tegeled sellega. Kui sa lähed, räägid inimestele, et ma ei tea, et mees on nagu ikka selline probleem ja näed, et kogu energia läheb sinna, kõik tunnevad sulle kaasa, on ju loomulikult, et täitsa kohutav. Aga mida tegelikult nagu selline värk veel annab, on see, et sa ei pea oma probleemidega tegelema. Keegi ei küsi su käest, kuule, aga mis sinuga toimub? Aga mis sinu roll selles on? Mis sinu vastutus selles on? Et kui sa ütled nagu kellelegi, et kuule, et mul on vägivaldne mees kõrval või mul on nagu siuke nagu mingi nartsissist, on ju, või tõenäoliselt sa ei kasuta sõna nartsissist, sest sa ei teagi seda sõna, kui sa oled nagu väga ebateadlikult selles suhtes, aga sa räägid, mida ta teeb sinuga, eks ju. Emotsionaalne vägivald, kõik, mis seal on ju, või et siis keegi ei tule selle peale, et mis sinu vastutus, sina oled vaene kannataja ja ohver ju, eks ju, või see ema Teresa, kes nagu päästab ja nagu aitab siis nii-öelda, et ja sa ei pea tegelema oma teemadega, sa ei pea tegelema oma nende sisemiste valudega, sest kui sa nagu nii ebaterves kohas juba oled kord oma kiindumusmustrites, et sa oledki nagu suhtesõltlane ja et sa võtadki selle suhtesõltuvuse, me võime võtta ka mingi raamat, on ju, Pia Mellodi näiteks loeb üles 5 suhtesõltuvuse tunnust, kui ma lugesin läbi, oli väga ilus, tundsin igal pool ennast ära, päris vabastav, et siis saab neid asju nagu kontrollida, aga mis see point on see, et kui sa juba nii kaugel oled, et kui sa juba nii ebaterves nagu kohas oled omadega, siis järelikult on need valud, need lapsepõlve traumad nii valusad, et see alateadvus kaitseb sind endiselt. Et paradoksaalsel moel sellega, et sa paned ennast nendesse ebaturvalistesse suhetesse, kus sinu tunded ja vajadused ei ole olulised ja kus sul on nagu kehv olla, sa nagu alateadlikult kujutad ette mingis mõttes, et sa nagu kaitsed ennast. Sest et võt nendesse valusatesse kohtadesse oleks ikka nagu väga valus vaadata. Aga siis sa tegeled nagu selle suhte probleemidega. Ehk siis esimene asi, mida inimene saab
tegema hakata, kui ta vaatab, et okei, et ma olen paari suhtes, kus mul ei ole kergust, rõõmu, sihukest puhtust ja usaldust ja turvalisust, et siis hakata tegelema iseendaga, minna ise teraapiasse, hakata küsima, miks mul on selline suhe, mis on minu vastutusroll, kuidas mina ise loon seda dünaamikat, mis mul suhtes on. Absoluutselt. Ja noh, muidugi terapeudina ma ei küsi iialgi esimesena nagu sellist küsimust, sest inimene tõenäoliselt vihastab ja jookseb uksest välja, eks ju, on üsna ebaturvaline olla. Et tegelikult noh, ta peab saama nagu alguses, me peame saama nagu nii-öelda endast välja ja nagu ka nimetada asju õigete nimedega, sest mida me sageli teeme, on see, et me pisendame ennast või me pisendame mingit probleemi või me pisendame seda nagu, et kui kehvasti me tegelikult ennast mingites kohtades tunneme või et nojah, et ma ei tea, kellelgi on hullem, eks ju. Et aga ja siis tuleb see hetk kahtlemata ja sellest ei pääse mööda, et okei, et aga mis on see koht, et miks sul vaja on seda suhet olnud ja mis on see, et tavaliselt need mustrid tulevad ka välja, et kui ma palun inimesel rääkida oma eelmisest suhtest, võib-olla veel mõnest, et need on väga sarnased. Et need mehed võivad olla väga erinevad, aga tegelikult on mingi põhiasi nagu väga sama nagu, jah. Ja ma arvan, et palju ongi sellist asja, et naised on nagu sellisest kohast näiteks, et kui algab uus suhe, et siis vähemalt nii palju, kui mina olen oma nagu ringkonnas naistega rääkinud, et siis paljud ei julgegi alustada uut suhet, sest nad kardavad, et see läheb täpselt samasse mustrisse nagu on eelmised. Et justkui saadakse aru, et parisuhted on olnud hästi sarnase mustriga, aga kuidas seda siis nüüd muuta, mismoodi seda mustrit ümber teha, mismoodi luua selline muster, mismoodi esiteks teada üldse, mis mustrit ma tahan, et millist suhet ma üldse tahan ja kuidas seda siis luua, et see on paljudele see keeruline koht. Jaa, täpselt. Mida sina terapeudina siis soovitaksid või vastaksid, kui sinult tuleb patsient selliste küsimuste ja muredega? Klient. Või klient, mis ma ütlesin? Patsient. Sest mul on see uskumus ja suhtumine, et minu juurde tulevad täiesti terved, toredad inimesed. Et neil on lihtsalt natukene vaja nagu sellist ruumi ja nagu avastamist endas, et nagu mul endalgi on olnud. Ja see on hästi hea küsimus ja tegelikult on väga õigus neil naistel või meestel, kes ütlevad, et kui ma lähen järgmisse suhtesse, siis juhtub täpselt see sama. Et sama muster kordub ja kordubki. Nii kaua, kui see nagu nii-öelda, nagu ma siin on ja sain nii-öelda näpu peale nagu ka sellele suhtesõltlase mustrile. Tegelikult mul peale seda on olnud üks suhe veel, kus ma mõnes mõttes käisin selle suhtesõltlase mustri oluliselt sügavamalt läbi. Kuna siin ikkagi seda suhet ma suhteks ei nimetanud, aga selles suhtes, mis tegelikult jõudis mu elus olla veel peale seda, et selle erinevus oli ja ma saan aru, et ma olen vajanud seda teekonda, sest minu abielu oli nagu mõnes mõttes üleni turvaline mu jaoks. Et mul võisid olla need probleemid või etteheited ja ma ei saanud enam naine olla, aga mu jaoks oli seal väga turvaline, sest ma teadsin, et ta iialgi ta ei tarbi alkoholi, mis oli üks muidugi suur kriteerium nagu. Ta ei lähe kohe kindlasti vägivaldaks, ta ei lähe mind iialgi petma, ta ei jää iialgi ööseks kodust ära, ta oli väga kindel, ta ei lähe mu juurest ära. Ükskõik kui hulluks asjad lähevad, ükskõik kui hulluks me üksteist ei aja, on ju. Et ma olin nagu valinud nagu sellist suhet. Ja võib-olla, kui ma oleks seal varem nagu teadlikumaks nii-öelda saanud ja temaga koos nagu nii-öelda teed alustanud ja ma oleks osanud nagu vaadata ka enda sisse, et võib-olla oleks midagi muud sellest juhtunud. Aga sellele järgnes totaalselt ebaturvaline täielik nagu rock'n'roll, kus ma olin tõesti siuke tiinekas tagasi on ju selles suhtes. Ja siis see viimane suhe, võt selles oli see, et ma armastasin nii tõeliselt ja nii totaalselt ja nii kogu südamega. Ta oli minu elu armastus. Aga kuidas sa nüüd teed vahet, et see armastus oli nagu puhas ja siiras ja tõeline
ja et see ei olnud sõltuvuslik. Oli küll, see oli väga sõltuvuslik. Aga kuna noh, mul oli seda vaja nagu võtta just sellepärast, et mõlemad 2 viimast suhet olid mul elus nagu hästi ebaturvalised suhted. Yeah. Et aga enne seda ma olin ennast hoidnud nagu üleni turvaliselt. See valu või põhjus seal all, miks ma seda vajasin, oli sama. Nad kõik olid tegelikult suhtesõltlaslikud suhted, kuigi mõnes mõttes pealtnäha nagu väga erinevad. Aga see point oli selles, et mul oli vaja neid 2 väga nagu sükest enda jaoks ebaturvalist või ohtlikku suhet. Noh, just ka selleks, et ma ei turvanud ennast enam nagu nii-öelda ära niimoodi sellesse raudrüüsse. Et ma olin nagu väga haavatav, ma käisin läbi ekstreemsused, et ma olin see raudrüüsnaine nii-öelda, keda nagu ei haava keegi ega miski, kes nagu hoiab asju kontrolli all. Ja siis ma olin nagu jällegi, noh, haavatavus on väga oluline ja tähtis asi, aga siis ma olin nagu teises äärmuses, kus mul polnud üldse kaitseid, mul polnud üldse piire ja ma nagu selles mõttes kadusin ära nendesse mõlemasse suhetesse ja sellesse viimasesse eriti, kuna ma lihtsalt nagu nii väga armastasin teda. Aga jaa, et tegelikkuses ja see võimaldas mul nagu rääkida kõik mustvalgeks seal enda jaoks nagu lihtsalt. Aga tuleme selle küsimuse juurde tagasi, see oli nii oluline ja nii hea küsimus. Kui tuleb naine, siis võib-olla toon ühe näite. Üks siuke vanem naisterahvas oli. Ja ta tuleb ja ta räägibki sellest, kuidas noh, ta mees tegelikult ei tegele suurt muuga kui noh, õlle joomisega. Lisaks sellele on ta siis tige, ütleb talle halvasti. Noh, ilmselgelt mingisuguseid romantilisi suhteid seal ei ole. Ja see naine ta oli harjunud olema väga tugev naine, üks esimesi lauseid, mis ta ütles, oli, et ma saan hakkama kõigega ise. Siis ta purskus pisaratesse natukese aja pärast, mis oli ta jaoks nagu väga veider. ja tegelikult ta vajas nii väga seda õrnust ja lähedust ja hoolivust, aga ta oli ise ka juba nii plokis, et noh, ta ei läinud neid enam ka isegi küsima oma mehe käest, sest noh, see oli nii vastikuks juba muutunud, ta oli nii palju juba solvunud. Noh, ja see eneseuhkus ikkagi oli alles, on ju. Et noh, see oli täielik nagu siuke tupik seis, on ju. Ja mis siis hakkas toimuma? Ausalt, mina arvasin või noh, et noh, siit tuleb ikkagi lahutus, on ju. Aga see, mida ma ütlesin, oli see, et meil on nagu 3 varianti. Ja seda ma ütlen tavaliselt alati, nagu tavalistel puhkudel. Meil on 3 varianti. Kas midagi muutub selles suhtes? Nii et sa saad ennast tunda siin hästi õnnelikuna. Siis teine variant on see, et see suhe läheb lahku. Ja 3. variant on see, et mitte midagi ei muutu ja sa jätkad samamoodi. See on, et ma olen sinuga, aga ma ei toeta sind selle 3. variandi valimises. Tavaliselt inimesed ütlevad, et nad ise ka ei taha seda 3. varianti valida. No kui nad on juba teraapiasse tulnud või nii-öelda abi otsima tulnud, siis nad tahavad juba, et midagi muutuks. Ja noh, selle naise puhul ma olin üsna kindel, et see muutus on ikkagi lahutus, on ju, sest noh, see tõesti, kuidas ta nagu kirjeldas seda kõike, et see noh, ei tundunud, et midagi võiks võimalik olla. Ja sageli on ka nii, et mingi hetk tuleb mees mu juurde ka. Üks hetk nagu sellel puhul ei olnud seda. Aga me tegelikult hakkasime tegelema selle naise endaga. Ta ei olnud valmis lahutama. Me ei saa sundida ja ma ei saa öelda, et kuule, mine nüüd lahuta, siis on su probleemid lahendatud. Ei on. Ja tavaliselt see ei ole ka tõsi. Ja see ei ole ka tõsi ja ma toetan ju inimest noh, selles mõttes nagu teistmoodi. Nii et ta ei lahutanud, mingid asjad jätkusid, aga me lihtsalt hakkasime kuidagi teistmoodi tegelema tema eneseväärtusega ja tema enda eluga ja tema isikliku eluga, tema naiselikkusega, naiselikkusega selle, ta on väga, väga ilus naine, ta väga armastab ennast nagu riietada, et me nagu leidsime hoopis ükseid teistsuguseid asju. Ja ühel hetkel oli ta seal maal, et nii, nüüd on kõik. Nüüd ma olen valmis selle vestluse ära pidama, sest niimoodi me enam ei saa.
nad pidasid mingi vestluse ära, see ei olnud veel nagu päris sihuke lahutuseni veel vestlus, on ju. Siis läks jälle natuke aega mööda ja siis see naine tuli ja ütles, et kuule, täitsa lõpp. Et asjad on muutunud, ise särab näost nagu üleni. Tead, ta tuli mulle täitsa tööle vastu ja isegi mitte parklasse ei jäänud, ta tuli mulle ukse ette. Ja siis ta peatas tead auto sellises kohas kinni. Ja tuli, tegi mulle ukse lahti ja see oli lihtsalt mingi ilus koht. Ja siis me lähme sinna kontserdile, saad aru, ta tulebki sinna kontserdile, ise tahtis tulla. Ja tead, ta ei joo enam ka niimoodi. Et me ainult koos nagu tegime ühe veini siin üks õhtu lahti. Ja siis ma nagu istun ja kuulan ja olen nagu ise et kuidas see nüüd siis juhtus, on ju. Ja siis oligi, aga ma küsin seda sama küsimust, on ju, et kui sa ütlesid, et mis on sinu vastutus, et miks su suhtes on niimoodi ja miks sa püsid sellises suhtes ja mis on see sinu sisemine koht, siis siin ma küsin samamoodi, et aga mis siis muutus? Mis sinus muutus, et sinu mees niimoodi muutus? Ja see vastus oli see, et et ma olen hakanud ennast väärtustama. Ja ta muutus ise nagu selles mõttes, see vabadus, mis temast tekkis, et ma võin lahkuda ja ma ei sure sellest ära. Ja see ei tähenda, et mind nüüd enam kunagi nagu umbes keegi ei taha ja mul ei ole nagu tulevikku ja ma jään sellestki ilma, mis mul on ju. Et see nagu kadus, eks ju. Ja Voila juhtus ime. Eks see on ikka käib ikka nii, et kõik see maailm on meie enda loodud ja meie enda reaalsus on nagu hästi otseses seoses on ju sellega, kuidas ma midagi vaatan või mida ma endale räägin või mida ma siis endale loon, on ju. Ja mis on praegult sinu sellised põhimõtted või väärtused, kuidas või mille järgi sa elad? Sul on nii palju kogemusi selja taga, sul on nii palju õpinguid ja erinevaid väljaõppeid selja taga. Millistele baasteadmistele või väärtustele täna sa oma elu sead? Vau, nii suur küsimus. Peale viimast lahkuminekut. Et nagu ma ütlesin, et mul oli vaja nii seda karusselli kui ka seda järgmist kogemust, kus ma sain nagu väga-väga haiget lõpuks. Ma vist ei ole nagu nii sügaval oma elus olnud nagu varem, kusagil nagu nii mustas kohas. Aga mis juhtus oli see, et mõtle sellised ilusad sõnad, või kui sa küsid baasväärtuste kohta, et mida me kõik teame ju, enesearmastus, eneseväärtustamine, kõik see, millest ma olen rääkinud. Seesama, millega ma sain aidata seda naist, kellest ma just rääkisin, kes oli minu kabinetis enne tükk aega, seda aega, kus ma praegu siin olen. Et need sõnad olid minu jaoks ikkagi, nad olid nagu kasvanud mu ellu järk-järgult, aga ma sain aru ühel hetkel, et vau, et ma ei ole neid kunagi tundnud. Ja ma sain aru, see oli teooria, mitte nagu praktika. Just, et see oli ikkagi olnud nagu teooria, et ma nagu olin õppinud ja kasvanud seal suunas ja mul oli nagu mingeid selliseid hetki ja kogemusi, aga sellel hetkel, kui ma sellest väga-väga sügavast valust hakkasin välja tulema, kus mul nagu tõesti olidki nii mustad kohad, et täiesti nagu sellised suitsiidsed nagu mõtted ja kõik et sellel hetkel, kui ma nagu sealt hakkasin välja tulema ja ma tundsin enesearmastust ja seda eneseväärtust ja seda tõelist sisemist nagu kindlust ja sära ja seda, et ma nagu ärkangi hommikul üles ja vaatan oma aknast seda õunapäeva,
vau, nagu või ma vaatan nagu peeglisse ja ma olengi lihtsalt nagu nii õnnelik ja nii elav. Ja sellel hetkel, kui ma nagu päriselt neid asju tundsin ja siis need, hästi huvitav oli veel see, et need ei kadunud ära ka, et ei olnud need, et järgmine päev enam ei ole või et siis ma sain aru, et vau, et ma tegelikult ei ole seda kunagi elus tundnud. Ma tegelikult ei ole selles kohas, ma ei ole tegelikult varem teadnud, et mis need asjad on. Ja need põhimõtted sellest tulenevalt võib-olla, ma ei ütle enesearmastus ja eneseväärtus, need ei ole põhimõtted. Et ma ei taha neid nimetada põhimõteteks, sest vaat siin ongi täpselt see, et kui me nimetame selliseid asju põhimõteteks, siis see võibki olla see teooria. Ja ma tean seda enda nahal nii täpselt, kuidas see saab olla teooria ja kuidas see saab olla elatud reaalsust. Aga elatud reaalsust see tuleb ainult kogemusena. Ja võib-olla ta kogemusena tulemist võib-olla soodustabki näiteks põhimõte, et aktsepteeri. Et lihtsalt aktsepteeri nagu iseennast, seda kohta, seda hetke, mis on, neid tundeid. Ja võib-olla teine põhimõte näiteks julge. Julge minna oma valule vastu, julge rääkida. Ma ei tea, kui sul on väga sügav häbitunne, kirjuta raamat või räägi videosse või pane nagu räigelt nagu, sa ei pea räigelt avalikuks panema, tee kas või teraapiaruumis seda või tantrakursusel, kus sul on turvaline ruum ja ring või selles naiste ringis, kus sul on tunnistajad ja sa saad nagu selle valu või süü või häbi või mis iganes tunde, sa saad ta nagu välja. Ja sa näed, et inimesed ei jooksegi su ümbert ära, sa ei muutugi kohe nagu mingiks selliseks paariaks või nagu ebaarmastusväärseks ja täiesti kõlbmatuks, on ju, et sa oled, et vau, et sa oled nagu ikka hoitud ja armastatud, on ju, ja tegelikult, ja sa mõistad, et see oli minu enda hirm ja see oli minu enda hinnang tegelikult, mis mind nagu seda kartma pani, et sellel pole nagu tõepõhja. Nii et aktsepteerimine, julgus, mis veel? No elu nautimine ikkagi nagu täiega, et selles mõttes teadlikkus. Teadlikkus ja elu nautimine, et kogu see vaimne tee või need, meil ei ole vaja nagu hirmus tõsiseks minna. Et Osho ütleb nagu väga hästi, et only true marriage, ainus tõeline abielu is a marriage to bliss, on abielu õndsusega ja õndsus on tegelikult sinu sügavam sisemine olemus ja jällegi ära usu seda, et võib-olla jälle üks põhimõte, ära usu, kui mina seda ütlen, aga kõigepealt aktsepteeri iseennast, aktsepteeri kõiki kogemusi, julge neid kogeda, julge neid tunda, julge teha, mis sul on vaja teha, julge oma valudele otsa vaadata, oma häbidest rääkida, samas naudi täiega elu, see, et sul need asjad on, sa ei saa kogu aeg protsessida, sa ei saa kogu aeg nagu midagi lahendada, mingites lapsepõlve haavades istuda, lihtsalt naudi elu, mis siis, et sa tunned ennast praegu totaalselt, ma ei tea, väärtusetuna ja ma ei tea, kuidas ja mis iganes on ju, okei, võta oma see masenduse aeg, tund, aga siis tee ikkagi neid asju, mis sulle pakuvad rõõmu, naudingut, mine loodusesse, mine kohtu kellegagi, küpseta kooki, ma ei tea, kõnni lumel, tantsi, mis iganes nagu sinu jaoks need asjad on ju, võib-olla sul on vaja teinekord lihtsalt võtta nagu Netflix ja panna mingi komöödia nagu film peale, on ju, et sa ei saa nagu kogu aeg üle mõelda, et ära unusta nagu elu nautida kõigi nagu nende asjade juures. Ja ole teadvel, et see teadvelolu ei ole, see ei ole mingi tohutu tõsine teadus, et kus kõik istuvad, eks ju, lootuse poosis ja nagu koopas nagu mediteerivad, et see on elamine, et elu ja iseennast ei ole vaja liiga tõsiselt võtta. Vot see on nagu ka tähtis põhimõte selle kõige juures, et nagu aktsepteeri, julge tee, ole ja täiega koge, pane läbi nagu 100 konju, aga samas nagu ära võtta seda kõike liiga tõsiselt nagu, ära võtta iseennast ka liiga tõsiselt, et lihtsalt nagu see kõik läheb mööda. Ükskõik kui raske, see kõik läheb mööda nagu. Ja ainuke asi, mis sul on püsiv, on tegelikult see sama, mis on tõde ja püsiv, on see rõõm ja bliss,
mis su sees tegelikult on kogu aeg nagu olemas. Jaa, südames on kogu aeg olemas ja see on see meie nagu, kes me tegelikult oleme, on ju. Ja äge, sul on olnud äge teekond, sul on praegu tundub väga huvitavad protsessid, kindlasti kogu selle raamatute väljaandmine ja kõik see luule ja tantra teekond, mis sa praegu läbid, tõenäoliselt nagu see elu meil on, ega me valmis ei saa ja protsessid on lihtsalt elukestvad ja lähevad võib-olla natuke muudavad kas siis nurka või sügavust või mingid uued teemad tulevad õhku, aga jah, tundub, et sa oled elanud huvitavat elu ja elad ka praegu väga huvitavat elu ja vaevalt, et ta sul kuidagi nagu igavaks muutub. Nii et ma arvan, et sa oled oma sellise julge oleku ja samal ajal sukse naiseliku pehmuse ja kõik see luulemaagia sinna juurde. Ma arvan, et sa oled väga paljudele naistele eeskujuks saamaks kontakti ja iseenda naiselikkusega ja ma arvan, et need on need sellised teemad, mis aina rohkem võib-olla lähevad inimestele korda või mis naisi puudutavad seda enam, et meie ühiskond on, ütleme, nüüd see uus ajastu, me ju liikusime veevale ajastusse, naiselikkusesse, naisenergiasse oluliselt rohkem, aga ja tänu sellele just, ma arvan, see naiselikkus tulebki rohkem teemaks, sest et see, kuhu meid see mehelik energia viinud on distantseerunud väga palju sellest naiselikkusest meie sees. Et nüüd... Ebaküps mehelik energia just kusjuures, ja ka ebaküps naiselik energia. Et siin on nagu kuidagi see nüanss mu meelest ka nagu hästi oluline, et sest seal, kus on see ebaküps mehelikkus, on ju siuke macho maskuliinsus, et seal peab olema ka ebaküps naiselikkus ja vastupidi, et nad nagu ilma teineteised ei saa. See on sõltuvussuhe. Kaela kasvõi sõltuvus. Need igal juhul ägedat asja teed ja kust inimesed saavad sinu kohta infot, kust nad võiksid silma peal hoida? Ja Facebookis luuled näete sellisel lehel nagu eluluule ja teraapiate osas ja tantrasündmuste osas ja naiste retriitide osas saab Magdala, nagu Maarja Magdalena ongi Magdala, tema sünnilinn, selline on minu teraapia lehekülg. Ja tegelikult siis selle viimase raamatu kohta on veel selline leht nagu naine.maskideta, kus tuleb ka ilmselt veel igasugust põnevat infot, sest raamatu juurde tegelikult on tulemas näitusraamat, läks täna trükki, kusjuures pidi minema esmaspäeval, aga esmaspäeval saatsime trükikojale, aga täna läks siis Naine maskideta raamat. Ja seal on ka selline korralik nii-öelda naise teekond tüdrukust naiseks ja et nendelt lehekülgedelt Facebookis ja saab. Ja kindlasti on kõik need lingid ja viited sinu tegemistele ka siis selle podcasti saate tutvustuse juures. Aitäh sulle selle vestluse eest, enda avamise eest, enda loo rääkimise eest, natukene selgitamaks tagamaid, et milline on sinu teekond olnud ja mis suhte sõltuvus võiks olla ja kuidas sellest välja saada ja mis sind aitas ja mis teisi võib aidata. Ma loodan ja ma usun, mitte ainult ei loodan, aga ma ka usun, et paljud kuulajad said siit nii mõndagi, mida endale kõrva taha panna ja südamesse kaasa võtta. Nii et aitäh sulle ja aitäh ka kõikidele kuulajatele, kõikidele vaatajatele. Kui sul on tagasisidet, kui sul on kommentaar, siis kirjuta mulle ka siis meili peale või sotsiaalmeediasse, jaga seda saadet, saada seda oma sõpradele, kes peaksid seda kuulama ning levita head sõna.